Hea kuulaja, palun toeta Bitcoin Eesti podcasti valmimist. Lisainfo selleks leiad episoodi kirjeldusest. Mis läks? Tere, kallis kuulaja, Bitcoin Eesti podcast, episood 22 alustab. Tulime täna uude stuudiosse, proovime ära, ägeda stuudio. Ja minuga on siin William nagu ikka ja täna võtsime ühe suvalise inimese veel tänavalt kaasa. Ja tegelikult ei ole nii suvaline inimene, on ka täitsa Bitcoiner ja mõtlesime, teeme siukse võib-olla natuke lühema episoodi täna, räägime Orange Pill Eesti Vabariik kampaaniast ja üldiselt, mis maailmas natuke toimunud on vahepeal Bitcoini vallas, et pea 2 kuud on vist meil vahetanud podcastidele. Jah, on midagi siukest, jah. Et kuidas sul läinud on, William? Nüüd hakkas puhkus. Puhkus? Super. Või tegelikult päris alanud veel ei ole, aga ütleme paari päeva jooksul algab. Okei. Väga nice. Eesti suvi. Okei, aga ma teen ühe kohustusliku osa veel ära siia algusesse kohe, et meiega võttis ühendust selline ettevõtmine nagu OJ Kaater. OJ Kaater teeb Tartus Emajõe peal kaatrisõitu inimestele, kes tahab väiksemad, suuremad seltskonnad ja nemad võtavad täiesti makseid Bitcoinis, krüptos vastu, et nagu me lubasime, kui võtad Bitcoinis makseid vastu, saad tasuta reklaami, et minge vaadake ojkaater.ee on vist oli kodulehekülje aadress ja broneerige sõit ja suvi on ju selleks, et lõbus oleks ja Williamil hakkas ka puhkus, saad ka minna. Ära ainult oma Bitcoini võtmeid siis kaasa võtta. Okei, aga ja siis see asi ka veel väike asi, et kui te ikkagi meie podcasti kuulate, meeldib see, mis teeme, pange subscribe, like, kõike need asju. Saate ka. Ja toetada saate ka. Andmed on iga episoodi kirjelduses. Jep. Aga tegelikult meil külaliseks täna on Lauri lihtsalt võtsime kaasa, meil täna just käisimegi Riigikogusse viimas raamatuid ära. Orange Pill Eesti Vabariik kampaania nüüd sai nagu selles mõttes tehtud, et raamatud on Riigikogus kohal ja võib-olla räägime natuke, mis toimus, et väga palju vist ei toimunud. Lauri, mis mulje sulle jättis tänane päev? No ütleme nii, et ootasin ikka Kanal 2 TV3 ja suuremat kajastustega. Kuidagi hästi kiiresti ja nagu väikse müraga läks see asi läbi, et raamatut võeti ära, öeldi aitäh ja vaadake. Põhimõtteliselt nii oligi, jah? Põhimõtteliselt küll, et jah, meedia vist oli kõik EKRE asja uurimas et põhiteema, et omakeskis arutasime, et võib-olla see oligi selline organiseeritud operatsioon, et täpselt siis, kui meie see raamatute viimine on, et siis on tegelikult üks suur uudis käimas, et on ju, mis seal EKRE ümber toimub ja tõesti ühtegi meediaväljaannet meie käest midagi küsima ei tulnud ega ühte kaamerat nägin küll kandis mööda meist, see vist läks EKRE-lasi intervjueerima. Aga raamatud viisime Riigikokku, paar fotot tegin ka seal koha peal nii kiiruga, nii palju kui jõudsin, et meil need Riigikogu siis turvatöötajad seal Eesti politseist haarasid meil nii kiiresti need raamatud käest, et ega me sealt suurt midagi teha jõudnudki. Ja Riigikokku meid sisse ei lastud, öeldi, et käinud raamatud ja kantselei saadab nad edasi. Et siuke... Ja head aega. Ja head aega põhimõtteliselt, et siis me seal Riigikogu ees veel saime korraks põgusalt Varro Vooglaiuga juttu puhud, et oli ise meid rääkima tundis ära, et ennem saatsin riigikogulastele kirjad ka laiali, et tuleme raamatuid tooma, et siis teadis meid sealt otsida. Aga rohkem nagu kellegiga rääkida ei saanud. Aga ma ei tea, loodame, et toimib see. Loodame, et ikkagi mingid mõned inimesed nagu läbi loevad selle raamatu ja äkki hakkab kellegil mõte liikuma, et nagu võiks midagi muuta Eesti rahanduses ja ajanduspoliitikas. Äkki ei ole inflatsiooni vaja ikkagi. Majandus jääb seisma. Nii nad räägivad, jah. Reformierakond kindlasti arvad nii. Full stop. Nii on. Aga Lauri, räägi, millega sa muidu tegeled igapäevaselt? Ütleme nii, et ma olen nagu pikka aega on automaatikaga tegelenud ja nüüd ma olen energia
energiaturule läinud, siis pakume neid akulahendusi. Mm. Tegelikult ma olen nagu mõelnud, et võiks ka Bitcoini kaevandustega tegeleda, aga siis ma nagu löön asjad Excelisse, vaatan, et selle raha eest täna võiks Bitcoini hoopis osta, et kui kuskil Eesti elektri hinnaga hakata midagi kaevandama, et selleks sul peab mingi väga hea see ots olema, kui sa saad peaaegu tasuta elektrit. Äkki 10 aasta pärast on tuumajaam? Siis ma arvan, on juba kõik see päiksejaamad on nõus sulle elektrit müüma. Täna juba, kui on nulli hinnaga elekter ja sul oleks seal Bitcoini kaevudest, sa saaks nagu Bitcoini kaevandada. Päevad siin järjest tulevad. Maikuus oli, ma arvan, mingi 10 päeva, kus keset päeva oli elekter, oli 5 tundi oli tasuta. Sul polnud mõtet müüagi võrku. No siis võiks kaevandada küll tegelikult, jah. Jah, sa pead selle kuhugi panema. Meil nagu kliendid panid pargid seisma lihtsalt. Lülitsid välja, ups, pakut ei ole, kui võrku müüd maksad peale. See on täna nagu probleem elektriturul. Suur rohepööre, aga elektrit saab siis, kui keegi elektrit ei taha. Ongi päike tõuseb üles, siis elektrihind kukub alla. Siis päev otsa päike paistab, elekter on tasuta ja siis, kui päike ära kaob, läheb elektrihind üles tagasi. Ja siis on täpselt see aeg, kui inimesed tahavad elektrit kasutada. Inimesed kodus on, jah? Jah. See on täna nagu siuke challenge seda asja kuidagi manageerida, et see asi nagu toimiks. Ja akulahendus siis töötab? Jah, et selle mõttes täna ta on nõks veel kallis, et ikkagi sul kliente on nii-öelda pigem vähe, et ei ole veel päris buum, aga eks me liigume sinna. Akuhinnad järjest tulevad alla ka teie poolt. Aga kas siuke variant ei oleks võimalik, et kui sa ütleme poole võimsusega laed akusid, poole võimsusega kaevandad Bitcoini ja siis kui see elektrihind on kõrge, et siis ja päikesepargid ei tooda, et siis sellel ajal kaevandad akude pealt Bitcoini. Jah. Siis saaks selle hinna alla. Siis tasuks ära kaevandamine. Tasub ära ikka, aga seal ongi see esimene investeering. Väga palju. Mitme megavatti seda akut panna. Siis see on nii, et 1 megavatt-tund akusid täna mingi 300-400,000. No jah, siis on see, et kui kaua sa pead opereerima, kaevandama, ja pluss on veel see, et kaevandamis kõik teised ju järjest ostavad juurde, et see hash rate läheb järjest kõrgemaks ja et siis sul teenid alati vähem. See plaan toimib siis, kui sa saad pangaraha odava intressiga, et sa sellest samast tulust maksad laenumakset, mitte sa ei võta oma taskust kuskilt suurt raha, et ostad Bitcoini. Nagu oma taskust peaks tegema, kas see asi toimiks siis? Lihtsalt ma soovitaks Bitcoini osta. Kaevandama praegu, et siin võistlema mingite suurte kaevuritega. No jah, siis tuleb ikka seda fiat-süsteemi kasutada ja võimalikult palju odavat raha sealt välja pumbata, et siis see teistpidi Bitcoini pumbata, kaevandada nii-öelda. Jah, okei. Hind nagu üles lendab, siis midagi tasub ära jälle. No ja ega pangad vist laenu selle jaoks ei annad Bitcoini osta. Siis peab ikkagi pead neile mingi äriplaani näitama. Tavainimesel ei anna, aga võib-olla kui juba mingi ärikas oled kuskil kõrgemal, siis võib-olla... Ma arvan, kui sul on nagu toimiv asi olemas, et sa näitad iga kuu ma teenin sellega, ma ei tea, 5000 eurot kasumit, siis ma arvan, sa saad minna panka ka selle jutuga. Võib-olla sa pead oma koera ja kassi ka pandiks saama tagatiseks, aga selles mõttes, eks nad kuulavad ära ja selles mõttes ettevõtte. Ettevõtte toodab kasumit, siis neil pole probleem. No ja mis see Bitcoini aastane keskmine tootlus praegu on? Nagu euri suhtes siis või dollari suhtes vist mingisugune seal ligi 100% on vist see keskmine nii-öelda, kui võtta siin, ma ei tea, kas 5 või 10 aasta peale. Võib-olla jah, kuskil seal kandis. Aga need numbrid võib-olla pangale nii väga ei meeldi, sest see suurem tootlus tuleb kõik võib-olla 1 aasta pealt või 2 aasta pealt üle, siis mingi aeg on see jälle suur miinus on ju, et siis... No see on jälle see häda, et siis sa pead kogu aeg seda Bitcoini müüma, et näidata, et sa teenid eurosid. No jah. Neid ei huvita, et sul Bitcoini juurde tuleb. Bitcoini täna ei saa tagatiseks panna veel. Kahjuks küll, jah. Varsti saame. Varsti võiks saada. Ma arvan, et sinnapoole see asi liigub ka, et varsti võiks saada. Logiline oleks, jah. Jah, aga kui nüüd nagu sinna poliitilise teema kohta tagasi minna, siis praegu on USAs on ju presidendi valimised käimas.
ma ei tea, palju te seda jälginud olete üldse, mis seal toimub? Ma tean, et Trump on pro Bitcoin ja siis Kennedy on ka vist natukene. Rohkem ma ei tea. Põgusalt. Biden vist ei saa siiamaani aru, kus ta üldse on. Biden on ja ikka veel seisab selles poosis, nagu oleks midagi püksi tulnud. Et jah, Biden, kusjuures just hiljuti oligi see käis läbi, et mingi aeg korraks nagu tundus, et Bideni see administratsioon ka nagu hakkab leebemaks tõmbamise asja koha pealt nagu Bitcoini ja krüptoga teemade koha pealt, aga nüüd siin just paar nädalat tagasi vist oli see, kus nad ikkagi Biden siis pani veto sellele seaduseelnõule või seadusele, mis lubaks siis finantsasutustel Bitcoini hoida USA-s. Et tõmbas pidurit sellele järsult. Ja siis ongi nüüd teine tema see vastaskandidaat Trump on ja see on nüüd mingi mega pro Bitcoineriks muutunud. Ja et lubab kõik self-custody't ja... Kõik viimased Bitcoinid kaevandame USA-s. See oli see viimane tweet oli hea, et kuidas see oli, ma võin isegi ette lugeda selle tweeti või vaadata korra, mis seal oli, et see oli selle, et USA ja või see, ühesõnaga vote for Trump, Bitcoin mining may be our last line of defense against CBDC. Biden's hatred of Bitcoin only helps China, Russia, and the radical communist left. We want all the remaining Bitcoin to be made in the USA. It will help us be energy dominant. Ühesõnaga, jah, et aitab võidelda siis kurjade Hiina ja Venemaa vastu, kõige vastu. Et see on päris huvitav seisukoht iseenesest, nagu ma ei uskunud, et tegelikult USA poliitika jõuaks nagu nii kiiresti selleni, et nagu hakatakse Bitcoinist niimoodi rääkima presidendi valimiskampaania ajal, on ju, et see on päris huvitav. Ja see on see loogiline ka vaata, sest poliitikud ja erinevate riikide valitsused ka konkureerivad oma vahel. Ja siis eks vaikselt nad hakkavad aru saama, et okei, et me ei saa nagu Bitcoini eest nagu põgeneda, me peame seda nagu oma kasuks rakendama. Ja siis ongi niimoodi, et tekib see olukord, et need, kes hakkavad nagu Bitcoini keelustama, need annavad kõigile teistele ise enda eest nagu eelise lihtsalt. Ja tundub, et poliitikud hakkavad vaikselt mõistma seda ka. Teine asi oli see, et on aru saadud, kui suur hulk on USA elanikke, valijaid, kes on Bitcoini poolt. Sa pead nagu neid ka endale kuidagi saama. Ja kui sa oled nagu see üks mees, kes ütleb, et Bitcoin on äge, siis on kohe hunnik hääli sinu poole. Ja vist praegu äkki on isegi USA-s ligemale 50 miljonit inimest on tegelikult, kes kasutavad krüptot või on nagu kokkupuude sellega olemas, et see on ikkagi päris korralik number inimesi. Rahvarv on seal, mis seal mingi 400 miljonit vist on ju? Võimalik. Vist oli küll nii. Võin kiirelt guugeldada. Jah, et kui 50 miljonit, siis see on juba päris palju juba. See on päris hea. Ja ise asi, kas on ju kõik tema poolt selle pärast nüüd hääletavad, aga väga suur enamus kindlasti. Et vaatame korraks järgi kohe palju. 333 miljonit, See on päris 20% siis. See on päris korralik ports hääli tegelikult küll, jah. Ja Trump hakkas ju annetusi ka võtma Bitcoinis vastu. Jah, nägin ka. Palju annetasid? Jah, mis mina sinna USA-sse ikka annetan. Kutt on ise mingi miljardär ju. See on huvitav dünaamika. Ta on ainult USA president, kes valitsuse ajal vaesemaks jäi. Kõik ülejäänud on rikkamaks saanud. Tema varandus langes selle. Ja nüüd, kui ta nüüd peaks ära saama valitud, siis ta oleks vist äkki esimene president, kes on süüdi mõistetud kohtu poolt, kes saab presidendiks. Et nagu, see on nagu päris huvitav, mis seal toimub. Et see USA värk, jah. Aga USA praegu ikkagi juhtiv majandus veel siiamaani on, et see on nagu... Siuke napikas ei tea, kas on enam, sest Hiina majandus on ikkagi mingites aspektides on juba ette läinud vist. Ja. Mingid tüüvid räägivad küll juba. Oho. Algaja viga. Jah, seda küll, aga siiski mõjuvõimult tundub, et on USA ikkagi veel nagu ees selles suhtes, et nagu sõna, et USA sõna ikkagi ja sõjavägi maksab natuke rohkem. Ja dollar on ikkagi maailma reservvaluuta praegu veel. Just pika puuga, nagu dollarit kasutatakse kõige rohkem. Nii et see on suht nagu oluline või määrav. Kuigi nüüd vist hästi. Äkki, kas see nädal või eelnädal käis ka iluti mingisugune info kuskilt läbi, et Saudi Araabia
vist enam selles leppes ei ole, et nad peavad naftat dollari eest müüma. Et nüüd nad võivad müüa ka euro või kulla või kas või Bitcoini eest, on ju, et nagu seal on ka suur muutus toimumas. Et... loogiline oleks, et see ei saa igavesti kesta see petrodollari süsteem. See ei ole võimalik. Ja noh, mingid riigid, no Venemaa ja India äkki ja kes vist juba arveldavad üldse selles Hiina juanis ka nafta tehinguid ja asju. Ongi jah. Jah, et see on huvitav näha jah, kuhu see maailm liigub, aga nagu jah, paljud ennustavad ikkagi, et see on impeeriumi lõpp nii-öelda on lõpufaasid USA, et nagu kõik märgid sellele viitavad. Lugesin seda raamatut, ka see Ray Dalio, tal on see, mis tal see nimi oli, impeeriumitest ongi põhimõtteliselt. Ja jah, ongi samamoodi seal ka räägib, et no USA on nagu juba langev impeerium. Seal on nagu kirjeldab, et Hiina on nagu tõusev justkui, aga ma ei tea, kas me kujutame ette maailma, et kus Hiina oleks nagu number 1, ma ei tea, see on nagu natukene, see eeldab seda, et muu maailm peaks ikkagi usaldama Hiina valitsust nagu. Tundub natuke ebareaalne. Tundub küll, jah. Et ma ei kujuta ette, jah, milline see maailm nagu välja näeb. Et, ei tea. Euroopa ja USA saaks Hiina vastu veel niimoodi, kui nad hakkavad Bitcoini nagu lubama ja tolereerima. Vaata, Hiinas on seda riiki nii palju, see on siuke totalitaarne riik peaaegu ja riigil on ikkagi Bitcoin halb. Ja kui Hiinas on nagu riiki hästi palju ja Euroopas ja USAs on ikkagi vähem, siis Euroopa ja USA saaksid nagu seda Hiina või saaksid seda enda kasuks pöörata seda, et Bitcoini kasutama hakatakse. Ja nad saaksid hakata juba varakult on ju reserve koguma Bitcoinis ja kaevandusse investeerima ja kõigesse sellesse, et siis nagu läbi selle saaks võib-olla domineerida ikkagi, et kui dollar ja tõenäoliselt euro ka ikkagi mingi aja pärast muutub samasuguseks nagu WC paber, siis siis jah, ainus viis, et praegu vist on see ka, et Hiina ju ostab kõvasti kulda kokku, et see on nagu läbi käinud, et jah, teine variant oleks ju osta Bitcoini kokku. Mis sa arvad, et nad ei tee seda? No võimalik, et teevad ka ja kusjuures just käis see ka läbi, et mis oli 2021 või kuna see olid suured uudised, et Hiina bännis Bitcoini kaevandamise ära ja kõik see, aga nüüd tuleb välja, et tegelikult see oli selline nii-öelda ajutine bänn ainult, et selle mingi hetkelise kasvanud elektri tarbimise ajal nagu vähendada seda Bitcoini kaevandajate mõju elektrivõrgule, aga tegelikult seda tegevust päriselt ära seal ei bännitudki. Ja täna on kuskil 15-20% hash rate'ist on ikkagi endiselt Hiinas. Ja arvatakse ka, et ikkagi päris nagu valitsuse tasandil käib ka kaevandamist seal, et see on siuke jah. Kes on see Xi Jinping või? Mainerid kodus ikka huugavad. Ja kütavad mingit lossi. Ma ei usu, et kodus, ma arvan, et seal Riigikogu hoones kuskil. Riigi raha eest. Ja. Võib-olla kütavad mingit sotsiaalmajasid seal sellega. Miks mitte? Jah, või not. Et seda küll, jah. Aga jah. Et selline värk, aga mis veel siin juhtunud on, et mingid ETF on juurde vist tulnud, on ju, äkki Austraalia lubas ETF-i, Hongkongi ETF tuli, pluss vist Euroopast ka veel mingisuguseid uusi fonde on juurde tulnud, et nagu on näha, et finantsinstitutsioonid, et nagu riigid on pro Bitcoin muutunud, siis ka igasugused suured institutsioonid on nagu väga Bitcoini lembeks muutunud, et eelmine nädal vist oli see, kus oli jälle peaaegu rekordiliselt osteti ETF BlackRockilt ja teistelt, et üle miljard, eelmise nädala vist see kauplemismaht oli 1,8 miljardit äkki, et see on päris crazy'd numbrid tegelikult, nagu kui sa mõtled siin alles mõni aasta tagasi, kui nagu siukeste summade eest oleks Bitcoini ostetud, siis oleks hind vist kohe olnud juba miljoni peal, et aga... Samal ajal on see nii-öelda exchange'ides vaba Bitcoini hulk kõige madalam vist. Järjest kukub jah, et siin vist... Juurde tuleb 450 Bitcoini päevas. Kui sa 10 000 ära võtad turult iga päev, siis... Jah. Vist oli Coinbase'is äkki mingi poole aastaga
pool aastat tagasi veel oli Coinbase'is mingisugune üle 1 miljoni Bitcoini, tänaseks on 800 000 juures juba, et ikka päris nobedasti korjatakse neid ära sealt, jah. Ja noh, huvitav oleks näha jah, et kui lõpuks ikkagi kõik enda rahakotti oma Bitcoini kannaksid, kes seda kõik Coinbase'is hoiavad, et palju sinna tegelikult alles jääb seda ja huvitav oleks veel tegelikult, mida ma tahaks näha isiklikult, oleks see, et need samad ETF-id, et nende rahakoti aadressid oleks avalikud, on ju. Et näha, et see kindlasti see Bitcoin ka seal oleks, on ju, et. Isest võiks olla mingi nõue. Jah. Muidu on jah, tekib nagu see fractional reserve. Põhimõtteliselt. Ausõna mul on. Jah, trust me bro. No. Kes ütleb jah, et Coinbase ei tee lõpuks midagi sellist nagu FTX, on ju, et selle Bitcoin investeerib kuskile DeFisse mingitesse protsenti koguma ja. No need, kes hakkavad nii tegema, need lõpetavad ka nagu see FTX. Aga noh, kui Coinbase midagi sellist teeks ja see asi nagu vastu taevast lendaks, siis see oleks ikka päris rets krahh, ma arvan, aga noh, jällegi lühiajaliselt ainult, on ju. Et Bitcoin doesn't care, et nagu öeldakse. TikTok next block, on ju, et Bitcoin töötab ikka edasi, vahet ei ole, et see hinnas võib-olla tuleks ja volatiilsust korraks kõvasti, aga jah, pikas plaanis nagu selles suhtes oleks jällegi hea, et siis nagu jõuaks ka võib-olla regulaatoritele või seadusmeestele kohale, et see oleks vajalik, et need Bitcoini aadressid oleksid avalikud, on ju, et kus neid Bitcoin hoitakse. Et spekulatsiooni praegu on, et Coinbase teeb midagi see fractionali, aga noh, ma ei tea, mis te arvate? See võib nii olla või? Mina ei usalda. Peaks ikka ise hoidma oma neid coin'e, mitte seal nagu, mitte exchange'is. No ma olen ka sellel seisukohal, et noh, ma Coinbase ei usalda, aga ma pigem ei usu, et nad väga midagi sellist teevad, aga kui siis võib-olla väiksema mahuliselt, aga jah, never know on ju, et igal juhul nagu. Ärge hoidke oma coin'e seal. Ärge hoidke coin'e seal ja, et ostke omale riistvara rahakott või leiutage mingi muu hea moodus oma Bitcoinide üle kontrolli hoidmiseks, sest noh, mõtlen, sa ei tea kunagi, kuna mingi exchange häkitakse, võib-olla nii-öelda häkitakse, võib-olla tuleb mingisuguse valitsuse sõrm kuskile vahele ja siis su Bitcoinid on kuskil lukus kellegi rahakotis ja siis sa saad selle valus õppetundi, et kui ei ole sinu võtmed, siis ei ole sinu Bitcoin, on ju. Et nii on. Aga jah, lisaks nüüd ETF-ide teemale on paar ettevõtet on tulnud veel avalikku ettevõtet, kes on MicroStrategy playbooki nii-öelda kasutama hakanud. Sailor strategy või? No jah. MacroStrategy. Et Jaapanis on näiteks siuke ettevõte nagu Metaplanet, mis on ka avalik börsil kaubeldav ettevõte, kes on pannud oma balance sheet'ile siis Bitcoini ja ostavad kogu aeg juurde ja ma ei tea, kas nemad juba laenu ka on võtnud selle jaoks või aktsiaid emiteerinud, et Bitcoini osta, aga USAs on nüüd avalik ettevõte on Semler Scientific, mis on vist äkki mingi meditsiinitööstuse ettevõte üldsegi, et nemad on nüüd, nad vist alustuseks ostsid seal 20 miljoni eest Bitcoini ja nüüd nad ka, kas nad siis nüüd andsid aktsiaid, tegid juurde vist äkki või kaasasid läbi laenu seda raha, igal juhul nagu üritavad 150 miljonit kokku ajada, et selle eest Bitcoini osta oma balance sheet'ile, et nagu, et see mängutoori on ka nüüd nagu käiku läinud jälle, et ettevõtted on tulnud ka Bitcoini jahtima. Et jah, selles suhtes huvitavad ajad. Ja mis meil veel toimub? Noh, ongi kõik räägitud, jah. Nii, Orange Pill, jah. Aga mis ma veel tahtsin rääkida? Lauri, sul on mingeid häid mõtteid, mis sa rääkida tahtsid? Toetage podcasti. Toetage podcasti, jah, et Facebooki grupp Bitcoin Estonia. Oli ingis keeles. Bitcoin Eesti on ta tegelikult. Bitcoin Eesti, varem oli Bitcoin Estonia. Alguses vist täiesti oli Bitcoin Estonia, jah. Aga nüüd ta on ikkagi Bitcoin Eesti järgi leiab üles. Ja Bitcoin Eesti Facebookis, YouTube'is, siis
võtke Villemi raamatut, mis su raamatu nimi oli? Üks maailm ei toimi ehk alustava anaristi käsiraamat. Ja seda saab kust? Liigalihtne.ee liigalihtne.ee ja vist on suuremates raamatupoodides ka olemas. Ja liigalihtne.ee, sealt saab ka Bitcoini standardit, mida me täna viisime Riigikogusse. Ja 21 õppetundi on seal, mingit merch'i on ka natukene ja üritan sinna veel mingit Bitcoini asju tegelikult juurde tekitada. Et jaa, ostke üks viis, kuidas meid toetada on osta meie raamatuid, asju ja teine viis on siis otse annetada Bitcoini või euri või kas me euri ka võtame vastu kuskilt? Minu arust need oli ainult see Bitcoini aadressid olid seal nendel videote all. Ja, okei, ühesõnaga saatke meile Bitcoini, ega me euri väga ei tahagi. No kui keegi fiati tahab saata, siis võib lihtsalt kirjutada, meile saab ikka kuidagi. Ja, ümbrikuga, et siis me paneme sellega kohe, teeme Bitcoiniks. Aga jaa, ma tahtsin veel rääkida tegelikult sellest, ma seal Facebooki grupis kirjutasin ka vaata, Strike on nüüd Euroopas saadaval. See on see Jack Mallersi ettevõte nagu. Ma olen nagu hästi pikalt jälginud, mis see Jack Mallers teeb ja seda Strike'i teekonda ka nagu algusest peale jälginud ja nagu algus tundus kõik, vaatasin nagu et jutt tundus ilus ja kõik see, aga ma ei olnud reaalselt kunagi kasutanud ja oli ikka siuke natuke skeptiline, et nendel kõigil ettevõtetel on alati jutt hästi ilus ja väga kasutajasõbralik ja selline ja ausõna ma pean nüüd ütlema, et tõesti väga super kasutaja kogemus tegelikult, sa oled vist ka kasutanud. Ma proovisin ka ära, et nagu põhimõtteliselt regasin äppi ära, tegin oma ID-kaardist mõlemalt poolt pildi, ootasin paar minti, oli kasutaja verifitseeritud, saatsin LHV-st raha sinna, reaalselt sekundiga oli kohal see raha seal ja vaatasin teist nuppu buy, oli sekundiga ostetud, siis saatsin järgmine hetk omale Wallet of Satoshisse sealt, plaks oli ka sekundiga kohal või vähemaga isegi, nii et see väga mugavalt käib ja ei ole mingit nagu üleliigset midagi ja mulle meeldib selle asja ja seal on tegelikult see ka, et sa võid raha saata üle maailma ükskõik kuhu. Ja tegid jah? Pidin ühele India tüübile maksma mingisuguse summa. Okay. Siis maksin PayPaliga seal mingi 5% vahendustasu. Siis oligi, et kui proovime sellega, siis toimis kõik väga hästi, mina saatsin eurot, sai dollarid kätte, aga tõesti seda välja võtta kuidagi. Okay. Selgus, et seal riigis ei ole toetatud selle pankasid, mis toetaks tema pangakontot võtta. Tema Bitcoinist ei hoolinud, siis ta oli siuke, saatsin mulle Bitcoinid tagasi, tegi minu eurod, saatsin tal dollariks, tegi Bitcoiniks ja saatsin mulle Bitcoinina tagasi. Okei, nii. Üks India tüüp sai ka kogemuse kätte. Strike siis Indias veel ametlikult vist ei ole, jah? Et sellepärast see ei toiminud nagu. Vist küll, jah. Sest ta ütles, et ta ei saa raha kätte. Sest et need kohad, kus ta nagu ametlikult olemas on, seal neil on ikkagi minu arust pankadega ka need lepingud tehtud ja mingi panga infraga on ikkagi ühendatud see äpp nagu nendes riikides. Et jah, okei. Ma just ise mõtlesin ka, et nagu, et ma tahaks lihtsalt proovida selles mõttes, et ongi kuskil teisel maailma kellegile, et ma saadan lihtsalt, ongi sa saad nagu Strike'i kasutada, aga kas seal saab saata tegelikult Lightningu aadressile ka ju? Et põhimõtteliselt ma saadangi siit eurot, ma saan eurokontolt, tal on nagu 2 kontot seal äppis, mul on Bitcoin ja euro, et kui mul on eurokontol rahas, ma saadan eurokontolt, saadan Lightningu aadressile, siis ühesõnaga see inimene saab Bitcoinis selle kätte, ma eeldan, et kui see on tema, kui see ei ole Strike'i aadress tal, et kui see on Strike'i aadress, siis ta saab selles kohalikus valuutas selle kätte, mida ta kasutab, aga kui see ei ole Strike'i aadress, näiteks on mingi Wallet of Satoshi, et ma eeldan, et siis see konverteeritakse ikkagi Bitcoiniks ja ta saab Bitcoinis selle kätte, ma kahtlustan. Et seda oleks huvitav katsetada. Proovima. Saada mulle. Mul ei ole eurot seal, ma tegin kohe Bitcoiniks. Ma ei taha nüüd ümber ära vahetada. Tuttav tunne. Ja. Ma tegin ettevõtte selle konto taotlusega seal ära. Facebookis kirjutasime ka ja nad vastasid mulle just eile õhtul tegelikult sealt, et saatsid mulle mingi vormi tagasi, et ma pean selle lihtsalt ära täitma. Ongi, kui küsitakse mingid ettevõtte andmeid, osaniku, omaniku ja neid andmeid ja siis vist paar dokumenti tahtsid verifitseerimiseks ka mingi aadressi tõestamiseks ja tundub, et saab ettevõtte kontoga sinna teha, et väga, väga kaelamurdev tegevus seega ei ole.
küsimus ongi lihtsalt mul veel see, et nüüd, kui ma selle ettevõtte konto saan, et siis et kas see töötab mul seal samas äpis siis või on mingi eraldi platvorm ettevõtete jaoks neil, et eks ma Facebookis siis seal Bitcoin Eesti kommuunis kirjutan oma kogemusest, et kuidas... Kes tahab teada, tulge vaadake. Jah, et tulge vaadake sinna. Võin ühe kasutajakogemusega ära rääkida siis hardware walletiga. Tellisin selle Bitkey. Ja siis samamoodi, et väga lihtne on ju uus versioon või uus lähenemine, et sul ei ole mingit koode, mingit asju, midagi ei ole. Ja sain ta tööle. Esimene jama oli see, et ainuke see hardware walleti avamise viis on sõrmejälg. Mingit muud viisi ei ole. Siis ta tundnud mu sõrmejälg ära, nii et ma ei suutnud õpetada. Lõpuks ma sain õpetatud, hakkas tööle, väga hea. Jätsin nädalaks kuskil laua peal seisma. Siis proovin, ei tööta. Ja kui sul muul juhul ongi võimalus, on mingi nupud seal või saad muud moodi, seal ei ole mitte midagi. Ja lõpuks saadeti mul uus, see on mul autos karbis praegu, ma ei ole seda viitsinud tööle panna, aga mul tekkis kohe nagu see plokk ette, et aga nagu kui see sõrmele anduriga tekib mingi jama, ma ei saagi Bitcoini ligi. Äpp töötab, äpp ütleb, aktiveeri nüüd see wallet. Ei saa. Et sa äpist näed siis ühesõnaga, et palju sul Bitcoini seal on, aga sa ei saa seda kulutada, kui sa ei... Ja sa pead selle NFC-ga telefoni juurde, siis isest nagu idee on äge, aga puudu on see mingi füüsiline nupp ka seal, et saad teha. Või siis isegi kas sul on USB otsaga arvutis mingi software, seda ka ei ole. Okay. Nagu võõras minu jaoks, et ma usaldan mingit petserit täna ikka rohkem. Oled sa paljusid neid riistvara rahakotte katsetanud või? Ledgerit, Tresorit ja Bitkey'd. Okay. Ja nendest kolmest on praegu missugune kõige parem? Ütleme nii, ma kasutangi Ledgerit ja Tresorit paralleelselt. Kuidagi nagu hajutan riski võib-olla, ütleme nii. Et mul ei ole nagu, et ei hoia ühes korvis oma kahte muna. Okei. Ma mõtlesin, et see Bitkey'd ma tahtsin nagu proovida, et seda ka promoti ilmselt, et innovatsioon ja nii edasi ja äge. See oli vist äkki, kas see oli see ka mingi Jack Dorsey backitud projekt? Tema nagu promos seda ka. Okay. Võib-olla idee on äge, aga minul nagu esimene kogemus oli siuke veits ehmatas ära, et hea, et me sinna midagi peale kannud. Ma saan aru, et nüüd uue seadme sain, et ma saan nagu kuidagi sealt saab back-upida kuidagi? Back-upida, jah. Mingi viis on, aga sul ei ole seda 24 sõna, midagi pole. Mind küll natuke häiriks see, et nagu... Mina ei telliks sellist asja vist. Mõtlengi, põhimõtteliselt Bitkey sul lähed OJ kaatriga lähed Emajõe peale sõitma ja see lendab sul üle kaatri serva, siis on põhimõtteliselt kõik. Ja kuidagi ongi seotud ikkagi sul kontoga ka. Et sa saad nagu nende abiga seda taastada. Okay. Mingi siuke vähe keerulisem protsess seal taga on. Telefoni äpiga seotud nende serveriga ja siis füüsilise seadmega. Et 2-3 peab olema, et saada nagu see asi tööle tagasi. Okay. Aga ma saan aru, mõte oli neil see, et saaks selle hardware walleti teha veel kasuta sõbralikumaks, et sul ei ole vaja mingit sõnu kuskile pähe õppida ja et sul on veel lihtsam. Aga mida lihtsam ta on, seda jälle turvalisuse poole pealt võib-olla on nagu praegu see on disainitud ikka see Bitcoini nagu see võrk on niimoodi, et need walletid on niimoodi, et ta oleks nagu ultra turvaline, aga sellega kaasneb ikkagi mingi vastutus kasutajal endal nagu. Et sul on 24 sõna, et sa hoiustad neid niimoodi, et sa tead, kus nad on ja ei kaota ära. Olete metallile ka sõnad kuskile sisse löönud? Ma ei ole ka seda teinud. Ma olen mõelnud, et nagu kas seda võiks teha või mitte. Variante on igasugused tegelikult. Ma tean, et siin mõned aastad tagasi veel, 5 aastat tagasi nii, siis paljud tegid niimoodi, et nad võtsid seibid lihtsalt, need tavaliselt seibid ja siis lõid sinna peale need sõnad ja panid polli ümber need seibid ja mutriga kinni. Sul ei olegi sõnu vaja, sul on vaja... Tegelikult on 4 esimest tähti igast sõnast vaja. Siis sa võid ise genereerida uued sõnad ja teha mingi luuletuse ja õpid selle pähe. Iga sõna esimesed 4 tähte on sinu see, millest sa tuletad juba õige sõna. Jah, et saab päris loovaks saab minna tegelikult sellega küll. See on päris äge. Et jah, variant on, kuidas hoiustada, et kuigi jah, uutele kasutajatele ongi ikkagi jah see
see võib-olla natuke endiselt veel see hirmu äratav, et sul on need 24 või 12 sõna on ju, ja kui sa nüüd need ära kaotad, siis on pekkis ja siis paneb käed värisema, et kus ma need sõnad panen. Inimesed ei ole harjunud nagu vastutama nagu raha eest. Alati on see, et kui mingi jama on, siis sellistad panka. Mul on olnud kogemusi niimoodi endal ka, et siis kui me selle Lightning Node'iga tegelesin, seal oli ka vaja aadress teha ja siis venna abiga koos tegime seda. Ja siis saatis mulle need 24 sõna, et kirjutage kindlasti üles, vaata, et ja okei. Ja siis mingi aeg läks mööda ja siis oli oot, kus ma need panin. Lõpuks oli see, et ta oli mulle saatnud mingi pildina, ma ei tea, Skype'is või kuskil, aga seal ei olnud kõik sõnu näha. Siis tükk aega mässasin ja lõpuks, et kui ma need kätt sain jälle õppetund. Need on head õppetunnid ja ma mäletan, mul oli ükskord oli selle Umbrelliga ma tegin, siiamaani mul jookseb Umbrelli node kodus, kus on Lightning node ja seal oli sama teema, et kõige esimene node, mis ma tegin, selle sõnad ma kirjutasin kuskil ülesse ja siis mul vahepeal tegin täiesti formatisin nii-öelda ära kogu asja ja kandsin Bitcoini sealt ära, kustutasin kõik ära, tegin täiesti uue noodi täiesti uute sõnadega ja siis ma kirjutasin need ka ülesse, aga siis mul läksid need omavahel kuskile sassi ja kadusid ära ja siis mul ühe korra pidin uuesti seda noodi taastama, siis ma esialgu leidsin need hoopis need vanemad sõnad üles, panin need sisse, 0, kõik tühi, mis toimub nagu, kus kohas on, tõmbas ikka natuke ärevaks küll, aga siis tuli lõpuks meelde, et kurat, et mul oli vist kaks varianti neid sõnu, et üks oli uuemad ja ühed olid vanemad ja siis leidsin õnneks need uuemad ka üles, aga jah, eks neid ärevaid momente on ja need panevad ikka mõtlema selle turvalisuse koha pealt nagu, aga see on sellepärast tulebki alati ma kõigile nagu, kes minult ka nõu küsivad, siis ma nagu soovitan kellegi, et tee see rahakott omale, kas või tee omale mobiili rahakott, see, kus sa ise neid sõnu omad on ja kanna lihtsalt mingi väike summa sinna, kustuta see rahakott täiesti ära omal telefonist ja siis tee läbi kõik see ja siis tee omale uus rahakott, kas see sama tarkvara või tõmba mõni muu äpp, kus sa paned need sõnad sisse, et sa näed, kuidas see protsess toimub ja siis see annab nagu kindlust juurde, et tunned mugavamalt ennast selles asjas. Mul on olnud Ledgeriga see, et ma kunagi panin mingi Bitcoinit sinna peale ja siis ei kasutanud, Vist oligi see bear market tuli peale ja ei olnud huvitav on ja siis ma ei olnud veel nii pro Bitcoin ka kui täna on ja siis mingi aeg mõtlesin, vaatan jälle, võtan arvutile järgi, küsis PIN-koodi. Mul tuldki PIN-kood meelde. ei tulnudki meelde. Ja siis oligi see, et reset ja siis leidsid need sõnad üles ja siis sealt said uuesti ja mõtlesin, aga jah, see ära usalda oma mälu, ütleme nii. Miskil tasub ikka kraapida lauale ka midagi. Ei, sellest ma olen ka aru saanud, et oma mälu peale ei saa päris kindlaks jääda. Seda võib see lõhmus ka öelda. Et jah, kusjuures see PIN-koodiga mul nagu, see ei ole nüüd otseselt Bitcoiniga seotud, aga kunagi ma mäletan, mul oli pangakaart juba aastaid olnud, sama pangakaart, sama PIN-koodiga. Ja ükskord täiesti tühja koha pealt, kuskil läksin tankima, ei tule enam PIN-kood meelde ja ei tulnudki meelde enam. Nagu täiesti lihtsalt üleöö oli just mälust kustunud PIN-kood, kuigi nagu aastaid olin kasutanud seda sama PIN-koodi, et ma ei tea nagu, mis siis ajuga vahepeal juhtus või nagu, aga juhtub vahepeal sellist asjad selle koha pealt. Ja. Sama kogemus olnud. Et see on nagu... Jäädki vahtimisega. see on nagu nii haige ja mõtlen nagu, mis toimub. Et jah, sükst asja ikka juhtub jah. Et jah. Telefoniga ka veel, jah. Mul oli ka kunagi üks rahakott. See oli siis, kui ma veel päriselt nagu ei ostnud Bitcoini, et nüüd seda, et sinna oma sääste koguda või investeerida või midagi sellist, vaid nagu siis ma lihtsalt proovida ja oli vaja internetis maksta millegi eest Bitcoiniga. Siis mul oli ka, tõmbasin telefoni mingi esimese rahakoti, mis ma leidsin, laedisin sinna Bitcoinit peale ja siis kasutasin, siis mul jäi sinna mingisugune, ma arvan, et kui mu mälu ei võta umbes 0,1 Bitcoini. Ja siis selle telefoni ma ka lõpuks ma käisin taga ujumas ja ta tööle ei hakanudki kunagi ja siiamaani on see 0,1 Bitcoini kuskil läinud. Ta on alles. No ta on alles. Ta on kuskil aadressil alles, istub seal ja see on üks sellest mitmest miljonist Bitcoinist, mis on igavesti kadunud nii-öelda. Aga kas on?
praegu jällest ärkavad üles need vanad rahakotid. No jah. Ma olen mõelnud ka, et jälle tuleb mingi uudis, et kuskilt, ma ei tea, 50 miljonit dollarit väärt Bitcoini ärkas üles aastast 2010. Ma ise olen nagu mõelnud, et tõenäoliselt see on mingisugune see Max Kaiseri sugune tüüp, kellel oli võib-olla 500 erinevat aadressi, kus olid nagu Bitcoinid peal, vaata. Ta teab küll neid, aga tal ei ole vaja kasutada. Et arvatakse, et kadunud on, aga... Jah, seda küll. No jah, praegu loetakse need aadressid kõik nagu kadunud Bitcoini tulka. Pole keegi liigutanud. Ja. Aga kui sul on, ma ei tea, 50 000 Bitcoini täna, siis sul ei ole ka vaja liigutada seda 10 sealt. See seisab seal. Jah, kui sul on see mingi 100 aadressid, millel igal ühel on 500 Bitcoini peal, on ju, et siis... Kui sa nagu... Ma ei oska võib-olla nii mõelda, mul see Bitcoini kogus on nagu on, aga lihtsalt, et kui sul ongi, ma ei tea, 100 miljoni euro eest Bitcoini, siis ma ei hoiaks vist ühel aadressile. Tõenäoliselt mitte. Vajutadki nagu paarile 100 aadressile ära, et oleks nagu... El Salvador hoiab ühel aadressile kõik. Eks neil on seal oma protokollid ka kindlasti, kuidas seda liigutada ja kes sinna ligi saavad ja ei ole ainult ühe inimese käes need võtmed, on ju, et eks nad on selle peale mõelnud, jah. Huvitav, kus Sailor oma Bitcoini hoiab, ega ta ei ole vist avalikustanud seda aadressit ega midagi, et kas ta hoiab ise või hoiab kellegi juures. Et jah, üks teenus on vist see Unchained on vist siuke teenus, et kui sa tõesti kardad ise ei usalda ennast piisavalt, et seda Bitcoini hoida, siis nad pakuvad seda teenust, vist on mingisugune multisig lahendus, et seal on vist vaja mitut allkirja, et sa saaksid neid Bitcoini liigutada ja siis kui tõesti midagi ühe selle private key'ga juhtub, et siis üks on sul veel alles, et siis sa saad nende abiga ikkagi taastada selle ja et variante on, jah. Ja nendel on vist, nad vist pakuvad ka seda pärandamise varianti või oli see Kassa vist on see, kes pakub seda teenust, et midagi juhtub, lahkud siit ilmast, siis lähedased saavad ikkagi su Bitcoinidele ligi, nagu et pool aastat peavad ootama ja siis saavad ligi sinna need inimesed, kellele on nagu see volitus antud. Vot. Aga jaa, selline episood äkki täna. Jah, tundub, et sai kõik teemad räägitud. Sai kõik teemad räägitud, jah. Ja kohtume varsti jälle ja toetage meid ikka. Kommenteerige, like'iga ja pange kommentaare ka. Lahe on, kui inimesed kommenteerivad. Eestlased väga ei taha eriti palju kommenteerida, mulle tundub, või lihtsalt... Bitcoini alla enamasti kirjutatakse, et see on skämm ja jama. Ja liiga palju energiat kasutab. Ja need on põhilised asjad, aga nagu... Produktiivseid küsimusi ja mõtteid nagu väga tihti veel ei tule. Aga jah, kui on mingeid mõtteid ka, ma ei tea, tahate kuidagi koostööd teha või midagi lihtsalt, mõni hea mõte on, siis võtke ka julgesti ühendust, et leiate meid Facebookist ja YouTube'ist ja igalt poolt, kust otsite, sealt leiate. Aga jah, olge mõnusad. Tšau.